Sannu! Sannu! Kus sa oled? Ma ei näe mitte midagi. Kuule, stuudiosse pole veel torm jõudnudki. Ole normaalne ja pane see sall tagasi nagisse. Täna saates ühe kivi edulugu. Peale seda lugu pole teie elu enam endine. Vähemalt nii ütlevad inimesed, kes külastasid turismimagnetit Tallinnas. Tondikivi. BFM-ist Eesti muusikamaastiku tippu. Meie kooli vilistlane Pilleriin Karro ehk Ellip pääses Eesti Laulu lavale. Mulle väga meeldib Ellipi lugu, absoluutselt. See on minu top 5 lugu kindlasti. Parim ise tehtud kingitus, millega iga tudeng võiks hakkama saada. Paneme oskused proovile vegan piparkookide küpsetamisel. Külas salajane saatekülaline. Arvake ära, kes on videol. Võitja saab pika pai. Tere kõigile Luna TV vaatajatele. Õnneks on Torm Birgit nüüd stuudios kadunud, nii et saame alustada värske hooaega otse esimese kursuse telemagistrantidelt. Mina olen Anett Kreinin. Ja mina on Sander Kamenik. Kui Prantsusmaal on Eiffeli torn ja Itaalias Piisa torn, siis meil siin Eestis on The Rock of Tondi. Kahe raudtee vahel Tondi lõpppeatuses ilutseb internetifenomen. The Rock of Tondi sai kuulsaks, kui Bold and Bankrupt jalutas Tondi tänavatel lootusega avastada midagi ägedat. Ooh, look, the famous Rock of Tondi. Esmapilgul võib tunduda, et me seisame siin täiesti tavalise kivi kõrval, kuid tegelikult on tegemist rahvusvahelise vaatamisväärsusega, millel on Google'i arvustustes hindeks ei rohkem ega vähem kui 5,0. YouTuberi 4-sekundilise tsitaadi korjasid üles fännid, kes lõid Redditis kivi ümber suuremat teema, paludes anda Google'i arvustustes kivile hindeks 5 tärni ning lõpuks hakkasid ka füüsiliselt kivi külastamas käima. Meil oli vaja ühist sellist pidulikku lõpu sellist üritust siis. Me otsustasime, et me lähme kõik koos Rock of Tondi juurde. Otsustasime selle peale šampuse joomisel teeme kunsti, et siis ma võtsin ka paberid ja pliiatsid ja iga üks hästi kiire, 10-15 minutiga joonistas siis pildi, jäädvustas siis Rock of Tondi hetkes sellisel kujul nagu ta arvas. Kas te olete teadlik, mis asi on Tondi kivi? Ei ole. Ma ei tea, päris huvitav. Tondi kivi nime ma olen kuulnud, aga ma ei seosta seda selle kiviga üldse. Mis te arvate, miks seda kivi niimoodi vaatamas käiakse? No kahjuks ma käin iga päev siit mööda 2 korda ja ma ei ole seda märganud veel. Kas te ise ei ole mõtled seda vahepeal uudistama tulla näiteks? Kogu aeg unistangi. Ta praegu on ikkagi töötlemata looduslik kivi. Mina näen teda niimoodi, mis on lihtsalt natuke soditud, ütleme ausalt. Üks väike vimka või selline väike nali sunnib inimesi minema vaatama, mis paik see on. Ja kui nad sealt ka mitte midagi ei leia, siis võib see olla pigem naljakas ja lõbus tõdemus. Tondikivi on avatud igal ajal ja seal puudub retseptsioon. Keegi ei küsi sult 5 eurot selle eest, et teha Instagrami pilti, sa saad sinna minna. Nii et selles suhtes, kui vaadelda seda autentsuse seisukohast, siis jah, ta on kindlasti Tallinna au ja uhkus. Ma mõtlesin, et ma lähen nalja pärast ka vaatama seda kivi ja see kodulehekülg internetis on nii täiuslik, et ma arvan, et võib-olla ma olen juba käinud seal, et lihtsalt ei teadnud, et see ongi nüüd see kivi. No mis sa arvad, kas sa lähed vaatad selle Tondikivi isega üle? No ikka öeldakse, oma silm on kuningas, nii et eks ma kaen selle fenomeni üle. Nüüd aga oluline teadaanne kõikidele filmisõpradele. Kinodesse jõuavad BFM-i filmikunsti värskete vilistlaste linateosed.
Detsembris jõuab Tallinna ja Tartu kinoekraanidele lühifilmide kassett Pilet tundmatusse. BFM-i filmikunsti 13. lennul lõputööde kogumik koosneb 6 lühifilmist. Filmide valik on kirju ja mitmekesine, varieerudes žanrilt maagilisest realismist punk muusikalini. Linastused toimuvad 14.–27. detsembrini kino Sõpruse ja Elektriteatris saalides. TalTechis toimusid ülikoolide vahelised tudengite meistrivõistlused mälumängus. Ürituse põhieesmärk on suurendada ülikoolide vahelist suhtlust. Olete jõudnud siis ajaloo teisele unimemorile, kus selgitatakse välja siis kõikide Eesti kõrgkoolide peale Eesti üliõpilasmeistrid mälumängus ja lisaks sellele saadame siis huvitava ühiskonna kõik hinnast Tatramägedesse. Tallinna ülikoolist oli esindatud 10 tiimi. Oma muljeid jagavad TLÜ tudengid Helevi ja Ringo. Me tulime kindlasti võidumõtetega, aga seal vahekontrollis siis pigem teise. Hästi läheb. Poola mäed ootavad meid surskadega nagu. Teistel ülikoolidele tegi 27 punktiga pähe meie oma ülikooli tiim Meelis. Ülikool jätab tudengid koolivaheajaks suletud uste taha. 16. detsembrist 9. jaanuarini ei ole soovitatud kooli õppima tulla. Peauksed on suletud, sisetemperatuuri madalad ning ventilatsioon pausil. Külma ülikooli linnakusse saab siseneda vaid Maare maja peauksest. No tore näha, et Uljana ka pääses ikkagi eksami saateks stuudiosse. Õpilaste jaoks on tegelikult ikkagi kooliuksed alati avatud. Näiteks hiljuti avanes üks uks Pillerin Karrole Eesti Laulu poolfinaali. Eesti Laulu poolfinalistide seas särab BFM-i vilistlane Pillerin Karro ehk Ellip oma looga Pretty Girl. Pillerin õpis ülikoolis Ikumumu erialal just nimelt muusikat. Just siin Tallinna ülikooli seinte vahel sai teemant oma viimase lihvi. Me möödunud paari aastatki, kui Ellip sai Eesti Laulu lavale. Pole midagi imestada, isegi reporteril siin hakkas klassis väike muusikapisik peale. Issand, siin oli tõesti nii palju asju, solfeggio uuesti, dirigeerimine, muusikateooriad, erinevad instrumendid, bändiõppe, plokkflööt, kooriõppe, mingid ansambli seaded ja kõik siuksed asjad, et see kõik omamoodi, need killukesed annavad nagu nii palju. Kui on saavutatud mingisugused käsitööoskused, mida saab siin koolis võib-olla enda jaoks ära kasutada ja sealt edasi on ikkagi inimese enda soov ja tahe, mis ma arvan viib siis Eesti Laulule näiteks. Ma saan Tallinna ülikooli süüdistada heas mõttes selles, et nad andsid mulle selle jõu tagasi ja selle suunitluse, et see koht, kus ma olen oma eriala valiku mõttes, on nagu õige. Tänu sellele kõik asjad hakkasidki liikuma, et siin olles ma panin oma esimese duo singli välja ja sealt edasi juba albumi. Mulle väga meeldib Ellipi lugu, absoluutselt. See on minu top 5 lugu kindlasti. See on väga äge lugu, see on väga äge tšikk ja mulle siiralt väga meeldib see lugu. Et ta kõlab hoopis teistmoodi, ta on siukene, kuidas ma ütlen, nii tugev seksapiil on seal taga, siukene õhkub siukest ägedat nagu naiste lugu. Ja see lugu on täpselt samamoodi sellise enesekindluse lugu, et isegi kui sa kukud, tõuse üles, pane edasi, et ükski asi tegelikult ei tohiks siin nii palju mõjutada, et sa mingi asja jätad pooleli. Ta on hästi tugev laval. Et tema nagu mõjub laval hästi enesekindlalt, ma ütlen, see lavashow, mis ta tuleb, on hästi äge ja ma arvan, see töötab väga hästi. Ma mõtlen ainult sellele, et ma saaksin oma lavashow teha kõige parema versiooni, mis mina saan teha. Ehk siis ma ei mõtle sellele, kuhu edasi minna, sest järgmine samm on lavashow ja järgmine samm on hästi laulmine, hästi esitlemine ja kõik, mis selle ümber on. Õppejõud on uhke? On. Hinne pannakse? Panen 5. Täitsa rahulikult, puhtal südametunnistusega. Ellip peab esimeses poolfinaalis rinda pistma teiste hulgas Beth Wettersi ning Aneti ja Fredi duoga. Elame ülikooli perega talle kaasa 12. jaanuaril Viimsi Artiumis. Pretty cool. No mulle tundub küll, et sa oled enda esimese lemmiku leidnud. Ja mina hoian kindlasti Ellipile Eesti Laulul täiega pöiad. No nüüd tuleb hoida püüalt ka mulle, sest olude sunnil pandi mind enne jõule proovile. Ja milline lasteaed sellel aastal siis jõuluvana mängima kutsus? Seekord anti mulle hoopiski kodusem roll. Jõulud on kohe käes, mul pole raha, mul pole ideid, aga kingitus on alati vaja. Mida ma teen? Ma arvan, võiks küpsetada midagi otse südamest. Näiteks kiire lihtne piparkoogi. Piparkook. Mina küpsetada ei taha. Ma ka ei taha. Okei, suefa.
ühe võiduni. Kumb teeb? Sujepa. Ha, võta. No ma siis küpsetan. Edu sulle nende kaunistamisega. Ja koostisosad on ilusti juba siia valmis pandud ja kõigepealt ongi vaja võtta siis vegan margariin ja pruun suhkur, mis vajab blendrisse valada. Nii, nüüd kui vedelad koostisosad on kõik kokku segatud, tegelikult ahiga kindlasti sooja, alustame siis kuivainete kokku segamisega. Ingver lõhnastunen ära, kui sa nii tihti köögis ei käi nagu mina, siis kokana peab vähemalt hea nina olema. Piparkoogi maitsaine, täitsa kaneel. Ja lõpuks tuleb siin suurem kogus nisujahu ka, sõelutud nisujahu ja hopsti. Ja siis hea abisõber, nagu meil täna olnud on, lusikas. Vaatame üle, kuidas üldse välja tuli. No lõhnastub ütleb, et midagi oleks nagu puudu ja minul on selle jaoks olemas lahendus. Vaatame, kas õige asi. Õige gramm. Soib väga hästi. Aga sega juba siin ka veits lusikaga kokku ja siis järjest valad ja juba segad nii palju, kui saad. Ja ongi ilus pallik olemas, et lihtsam oleks seda siis taignarulliga hakata ilusti peenikeseks rullima, siis võtan pool praegu. Ja siis hakkad lihtsalt rullima, rahulikult. Kui tainas on laiali rullitud, siis saad endale kujukese välja lõigata. Valid sobiva kujukese, minul on muidugi lihtne, selline oraga kuusk on juba olemas, aga kes tahab, saab kodus enda kujundid juba teha. 180 kraadi, 10–12 minutit. Ja piparkoogid on vaja ära ka kaunistada, selleks teeme ise jällegi glasuuri, 120 grammi tuhksuhkrut kõigepealt, siis väike teelusikatäis vanilliekstrakti ja sojapiima supilusikatäis. Ja siis hakkad segama seda, et tuleks hea glasuurine koostis. Ja pärast pikka segamist ongi glasuur valmis. Minu töö kokapoisina on köögis tehtud, nii et on aeg kaunistada. Siin minu meistriteos on, aeg on kaunistada. Lõpuks ometi, ma pidin nii kaua ootama. Kõigepealt võtan siis selle glasuuri ja üritan ta siit kausist kätte saada, et tõsta see kilekotti. Ma loodan, et on piisavalt vedel ja lihtsalt hakkame seda siit nõõrõtama ja loominguliselt läheneme sellele asjale. No igaühel meil on kindlasti kodus mingisugune kingakarp, mida saab kasutada pakkimiseks. See on väga tark moodul, kuidas seda ära kasutada. Panin piparkoogid siia karpi ja pakime ta ajalehe sisse. Meil on siin Mustamäe ajaleht, mis on toimetusel juba läbi loetud, et ta ei oleks nii kohutav. Siis ehk leiame ka natukene nööripoolist. Ja saidki pakitud Sandri oma tehtud vegan piparkoogid. Selle võime uhkusega üle anda emale. Kiire eksamiperiood on käes. Selleks, et tudengi jõuluvana ees hätta ei jääks, korjasime igast õppehoonest ühe luulerea. Luuletus valmis viisil, kus autor nägi ainult eelmise lause viimast sõna. Küll meie ülikoolis leidub ikka andekaid inimesi. Täna on meiega stuudios tõeliselt karastunud eksperimenteerija. Mees, kes on töötanud reporter, toimetaja ja saatejuhina peaaegu kõigis Eesti meediamajades. Lisaks on tegu ka meie oma kooli vilistasega. Tere tulemast stuudiosse, Jüri Mutika. Tänan, et kutsusite, nagu Ameerikas öeldakse. Thanks for having me. No, aga miks te kutsusite, ma nüüd ei tea, saan kohe teada. Vot, kohe sulle kui eksperimenteerijale väike luuleeksperiment. Tudengid tegid sellise luuletuse ja palun loe ette ja anna hinnang, kuidas nad hakkama said. Siit alustan, jah? Ja ilusti ülevalt. Kui pakane kärgatab koolis sees, tahad või ei, eksamisessioon on ukse ees, on piparkoogid juba kingikoti sees, astus tuppa üleni lumine jõulumees, jõulud lõpuks ukse ees ning päkapikud sambla sees, päkapikud tulevad sinu koju kindlasti, lumele mind minna lasti. Tegelikult peaks seda lugema nüüd, see läheb kuskil edasi, jah? Ei lähe. Tegelikult peaks seda nüüd tegema niks Nublu stiilis. Kui pakane kärgatab koolis sees, tahad või ei, eksamisessioon on väike piit tuleb taab on. Lumele minna mind lasti. Et see tegelikult töötaks, et see väga hea Nublu asjad vist sünnivad samamoodi. Aha, no see töötas siis, jah. Ühesõnaga inspireeriv, mis siis, et see oli suht Nublu, eks ole. Aga sa oled ise tegelikult tuntud kui populaarne eksperimenteerija. Ühe eksperimendi käigus ma tean, sa oled murdunud endale vähemalt 3 rojet. Ja üks eksperiment oli selline põnev, kus sa said natuke lõhkuda bussi paviljoni.
juhtus siuke asi, jah, sain noomida pärast televaatajate käest, et vandalism otse-eetris, mida te endale õigel lubate, härra Mutika. Ma ei vastanud midagi, õnneks on meil selleks see keegi, kes selle töö eest palka saab, kes siis vastab. Keegi teeb teie eest. Jaa, sest kui ma oleks talle vastanud, et see vandalism oli ju hariduslikel eesmärkidel. Et jah, see küsi. Kuidas tuled muidu seal Ringvaates nende ideede peale, et missugust eksperimenti läbi viia? No vaata, toimetus tuleb pakkumisega, et meil on seal lõhkumiskindel bussioote paviljon. Ja siis ma mõtlen, et nojah, et see on tore, aga see lugu lõpeb pärast esimest pauku ära, sest ta katki ei läinudki, kui näitena tuua see bussipoote paviljoni lõhkumise lugu. Vaatajatele ei meelde paviljoni lõhkumine, mitte see, milles loos uudis oli, et seal on olemas ka selline paviljon, mida sa võid kirvega lüüa, põletada, haamriga rünnata, puurida. Ta ei anna järgi ja on mõeldud Rootsis nendesse linnaosadesse, kuhu bussijuhid ei julge ühistransporditeenust osutama minna. Aga publikule ei meelde see lõhkumise pool. Nii et seal tegelikult loos oli nagu päris paviljon, mis ei porune, oli olemas ja siis me mõtlesime, et kuidas see nagu tööle panna, nii et see võrdlus välja tuleks ja siis see tuli leida paviljon, kohalik omavalitsus, kes oleks nõus annetama oma paviljoni, mille saab siis segi peksta. Kas poistel ei ole mitte unistust, et saaks korraga elus kuskile putkasse tellise visata? Me näeme ja kuuleme, et sa oled nii hull eksperimenteeri, aga kindlasti peavad ka sul hirmud olema ja me käisime Ringvaate toimetuses küsimas, mida sina kardad ja nüüd tuleb moonutatud häälel siis sinu kolleegilt selline kirjeldus ja sa pead ära arvama, kes seda ütles. Üldiselt on siuke päris kartmatu sell ja tundub, et kui ta lugusid teeb, siis surmada saada küll ei karda. Vähemalt neid riske võttes tundub mulle, et ta sellele väga palju ei mõtle. Kes see võis olla? Toimetaja Kai Väärt. Vaatame koos. Üks asi, mis tundub, et ta kardab oma poja pärast niimoodi heas mõttes, sest ta tõesti on super hea isa ja käib alati ka toimetuses ringi oma pisikese poja Karliga ja vaatab, et ta ikkagi oleks ilusasti kõhu täis söönud, tavaliselt küll šokolaadi, et ta ka ei juhtuks midagi ja ta tõesti hoolib. Aitäh, see oli küll nüüd hea kompliment minu kohta, et olengi pannud, eks ole, kampsuni ja tõmmanud suure kõhu ette, et eks see lapse saamine teeb ikka pehmoks küll. Paljusid katseid ma tänapäeval mõtlen, kas ma ikka peaks tegema või siis kui teen, siis püüan kuidagi ettevaatlik olla. Näiteks tänavu sügisel meil oli üks triali lugu, kus me Hannesega proovisime triali tsiklitega sõita. Hannesel on rohkem kogemust, kuna tal on kodus maal krossi mootorrattas. Mul ei ole sellist kogemust. Ja siis samal ajal kõik need korrad, kui Hannes selle paugu pani mõne selle tsikliga, siis tal ainult GoPro töötas, suure kaamera mees oli just, ma korra puhkan õlga, põmm. Kuule, aga ma lasin korra sinule ka uuesti puhata. Jüri, meil on veel toimetaja, meil on veel kolleegid, et veel väga... Ma räägin lühidalt loo ära. Kui minu kord oli tsikliga sõitsa, mul ütles kaameramees, kuule, ma panen kaamera käima, sa pead nüüd raudselt mingi triki tegema ja kukkuma, muidu see kõik on liiga igav. Loomulikult pidin trikki tegema ja kukkuma siiamaani õlga valutab. Arst ütles mulle, et kui paari nädalaga üle ei lähe, siis ootame paar kuud, kui siis ka üle ei lähe, siis ootame paar aastat. Ja siis hakkame ravima, enne ei ole mõtet, et vanad mehed paranevad kaua. Okei. Aga kuuleme, kas kolleegid äkki on veel sellist ägedat seika sinu kohta ütlen? Kõik arvavad, et Jüri Mutika ei karda mitte midagi ja ta teeb ka lugusid nii, et ta ei karda mitte midagi, aga ta kardab oma lugusid kokku panna. Ta suudab teha tunniajase loo ja seda mitte ise kokku panna. Selle peavad panema toimetajad. See on jah tõsi, see on kurb, aga tõsi, et... Kes võis seda öelda? Mõni neist toimetajatest, kellele väga meeldib minu lugusid kokku panna, eriti kui tuua neile tunnine materjal, millest on vaja teha 8-minutine asi. Et see, ja aega on umbes 2 tundi. Ja ta nimeks on? Ma pakuks, et see variant on nüüd Priit Rajala. No vaatame. Kõik arvavad, et Jüri Mutika ei karda mitte midagi ja ta teeb ka lugusid nii, et ta ei karda mitte midagi, aga ta kardab oma lugusid kokku panna. Ta suudab teha tunniajase loo ja seda mitte ise kokku panna. Selle peavad panema toimetajad. See on meeskonnatöö selles saates, et ega ma väga tihti oma lugusid ka ei ole välja mõelnud, vaid toimetus pakub idee välja. Minu asi on minna teostada ja siis selle teostuse käigus ma kuidagi leian mingi tee, kuidas see tööle hakkaks, sest mis asi on eksperiment, me oleme siin akadeemilises keskkonnas, ülikool, siin tehakse ka katseid, teaduslikke hüpotees, teooria ja siis on nüüd see empiiriline osa, kus me siis disainime katse, millega me siis kontrollime hüpoteesi ja selle hüpoteesi sobivust teooriasse. Ajakirjanduslik eksperiment on oma olemuselt midagi sarnast, me tahame midagi teada saada, ainus viis seda teadmist saada on viia läbi mingi katse. Mulle meeldib selliste eksperimentide puhul mingis mõttes nagu kvantolek.
et ma ei lähe sinna võttes see plaaniga, et nüüd ma teen selle, siis käib pauk ja siis tuleb see. Muidugi mul on siuke plaan, aga ma püüan seda plaani sellele loole mitte peale suruda, mis minu silme ees avaneb, vaid olla siis avatud katse tulemuste suhtes, mitte minna mõõtma kas osake või laine, vaid öelda, et ma praegu ei mõõda, ma lasen sellel olla nii osake kui laine ja pärast montaažis vaatame, mis seal siis tegelikult oli. Ja see on nüüd see koht, kus ma üksi ei saa hakkama, mul ongi tõesti toimetajaid appi. Aga väga lähedal oli pakkumine, nii et väga hästi. Tõesti, suurepäraselt arvatud, suurepärane eksperimenteerija, lugusid me jääda rääkima, aga meie täname, et sa tulid stuudiosse. Suur aitäh sulle, Jüri. Kuskilt läbi ei pea õppima. Tänud. Aitäh, häid jõule. Käre Pakane on jõudnud ka Tallinna Ülikooli linnakusse ning külmakraadideks sobiliku riietuse aitab teil valida meie ilmapoiss Mark. Teiega kohtuma aga juba uuel aastal. Tšau! Tere, head vaatajad! Ilmselt olete juba kuulnud meid eesootavast krõbedast külmalainest, kuid selleks ajaks on kõigil eksamid loodetavasti juba tehtud. Nüüd aga kõigest lähemalt. Tänaseni oli ülikooli linnakus stabiilne madalrõhuala ja temperatuurid suuresti ei kõikunud. Kõige soojem õhumass püsib endiselt BFM-i telestuudios, kus tehakse eksamitööd ja kasutatakse valgusteid. Valdavalt on tuulevaikne ilm, kuid Maaremaja välisukse läheduses võivad esineda muutliku suunaga puhangud kuni paar meetrit sekundis. Tänasest alates on mitmel pool oodad peamiselt külma ilma. Lumesajupilvi toas küll ei moodustu, aga see eest kukuvad termomeetri näidud +16 kraadi kanti ning kohati võivad temperatuurid veel paari kraadi võrra alaneda. Lisaks on oodata tuulevaikseid koridore. Sisekliima peaks normaliseeruma jaanuari teisest kolmandikust, kui õhutemperatuurid tõusevad tagasi +19 kraadi kanti. Enne kõike võib soojemaid ruume nautida Nova ja Vita õppehoonetes. Suviselt soojasi temperatuure näeme tõenäoliselt alles suve hakul.